Ilusat teist adventi. Tänaseks jõululoo tegelaseks on eesel ja härg. Miks nüüd neid kahte looma on kujutatud Jeesuse sünnilugudel? Nimelt see on üks kõige vanem pilt, vist pärit 4. sajandist, mis on leitud sarkofaagi peal. Jeesus laps keskel, ühel pool härg, teisel pool eesel. Härg oli kui puhas toit, mida võib süüa, eesel ebapuhas, mida ei või süüa ja neid lihasid ei tohi omavahel kokku segada. Need olid Vana Testamendi seadused. Mida see tähendab? See on sama, et sa ei tohi samal ajal juua 2 eri karikast või teenida 2 eri isandat. Ja Jeesus ilmus juutidele, kes ohverdasid, härgasid. Ohverdus on kui ka ohvritall Jeesus Kristus, kes suureks saades meie kõikide pattude eest ennast ohverdab, viide sellele. Ja eesel, need olid kui paganad, rumalad kui eeslid, sest nad ei tunne tõelist isandat. Ja Jesaja raamat ütleb 1.3. Härg tunneb oma peremeest ja eesel oma isanda sõime, aga Iisrael ei tunne. Seega on sõime tundvad loomad Jeesuse poole pöördunud inimesed. Ilusat ja rahulikku jõuluaega!